Mõned vastused ilmnevad alles siis, kui keegi neid ei otsi, kui keegi ei vaata. Piisas vaid vale ukse avamisest, valest kohast otsimisest või lihtsalt niisama kõrval seismisest. Number 10. Kadunud Herakleioni linn on juba ammu ajaloolistes legendides olemas olnud. Kirjeldatud kui kunagi Egiptuses õitsenud suurlinna, mis kadus, kui loodusõnnetus tabas ja muutis selle kadunuks ning unustatuks. Linna, mida mõnikord nimetatakse ka Thoniseks, oli iidne sadamalinn, mis rajati Niiluse jõe Kanopose suudme lähedale, Vahemere ääres Aleksandriast kirdes. See kujunes ümber keskse templi ning oli läbistatud ristuvate kanalitega. Sadamad, kailad, templid ja tornmajad olid kõik ühendatud sildade ja parvedega. Hilisperioodiks oli Herakleion kujunenud oluliseks kaubasadamaks, olles rahvusvahelise kaubanduse ja maksu kogumise peamine sadam. Kaupu veeti läbi selle sisemaal asuva sõsarlinna, praeguse Naukratise, mis oli teine sadam kaugemal Niiluse ääres. Linn õitses 6. kuni 4. sajandini Kristun ning võttis vastu Kreeka kaupmehi, kes seal kanda kinnitasid ja keda Egiptuse valitsejad isegi kaitsjatena ametisse määrasid. Paljud erineva kultuuri ja taustaga inimesed suhtlesid rahvarohketel turgudel omavahel. Kuigi see toimis märkimisväärselt hästi, ei suutnud Herakleion siiski vastu pidada looduskatastroofide ohtudele ja mõjule. Aja jooksul ja sajandite pikkuste maavärinate, tsunamide ning meretaseme tõusu tõttu muutus linn üha nõrgemaks ja nõrgemaks ning aastaks 101 Kristurs pärast seda, mida ajaloolased peavad suureks üleujutuseks. Keskne saar, millele Herakleion oli rajatud, andis järele pinnase veeldumisele. Elanikud hülgasid linna, kui hooned hakkasid kokku varisema ja vette kukkuma. 8. sajandiks veel Kruusin vajus kriik, mis sellest veel alles oli, vee alla ja jäi merepõhja. Ajale kadununa eksisteeris see vaid ähmastes mälestustes ja hilisemates lugudes. Kaasaegsed arheoloogid olid pikka aega püüdnud leida Herakleioni jäänuseid, kuid ebaõnnestusid enamasti seetõttu, et liiv ja praht kattis seda, mis veel alles oli. Järgmised 1200 aastat jäi linn puutumatuks, häirimatuks ja säilis oma ookeaniauas kuni aastani 2000. Sel aastal uuris Prantsuse veealune arheoloog Franco Dio Egiptuses Abukiri lahte. Ta otsis Napoleoni 1798. aastal kadunud laevastikku, kuid sõjalaevade asemel sattus Codillot millegi palju olulisema peale. Tema ja tema meeskond sattusid Egiptuse jumalate hiiglaslike kivist kujude, kuldmüntide, varajaste laevade, ankrute ja templivaremete peale. Pärast seda avastust tegi meeskond koostööd Egiptuse muinsuskaitseministeeriumiga ja uuris ala külgskaneeriva sonari abil, põhjaaluste profiilide mõõtjate, satelliitpositsioneerimise ja muu mitteinvasiivse kõrgtehnoloogiaga. Lõpuks õnnestus neil kinnitada midagi uskumatut. Herakleion ei olnudki ainult maagia ja müüdid. Vaana-Saadama linna jäänused olid hävingust hoolimata säilinud ja sajandeid oma varases hauas säilitatud. Ainult väike osa, mis asub 6x9 miili suurusel alal, on välja kaevatud. Ala uurimine on sellest ajast jätkunud, tuues päevavalgele rohkem aardeid ja uut teavet, mida kaasaegne arheoloogia polnud varem teadnud. Mõned sellest uskumatust paigast leitud esemed hõlmavad suurejoonelisi templeid, ehteid, münte, rituaalesemeid ja keraamikat, mis kõik illustreerivad linna ilu ja hiilgust. Iga uus avastus täiendab meie ettekujutust igapäevaelust Herakleionis. Sealt on leitud üle 700 iidse ankru ning siiani on tuvastatud kuni 5 laevavrakki, mis pärinevad ajavahemikust 6. kuni 3. sajandini Kristurs, mis on tunnistuseks Herakleioni meretegevuse ulatusest. Need arvud toovad esile, kui hõivatud see sadam pidi olema. Leidude hulgas on iidne Kreeka sõjalaev, mille kohta eksperdid usuvad, et see oli linna ranniku lähedal ankrus, kui üks templitest kokku varises. Siit on leitud ka 4. sajandi Kristus Kreeka matusekompleks, mis annab rohkem vastuseid Kreeka kohaloleku kohta Egiptuses. 9. koht, 1963. Aasta suur rongirööv oli üks kuulsamaid ajaloolisi kuritegusid Suurbritannia ajaloos. See juhtus tol augustil, kui hoolikalt planeerinud kurjategijate jõuk ründas kuningliku postirongi, mis liikus Glasgow'st Londonisse. Röövlid põgenesid lõpuks rohkem kui 2 miljoni naelaga, mis tänapäeva rahas oleks üle 60 miljoni naela. Rööv oli väga hästi korraldatud ning kasutusele võeti ulatuslikud meetmed, et tagada saagi kättesaamine ja põgenemine. Ainult et jõuk tegi suure vea, jättes oma peidupaigast, tõgenedes maha mitu sõrmeelge.
suur rongirööv algas mitu kuud varem, kui kurjategijad said siseinfo tulsterlastelt, kelle isikud pole kunagi avalikustatud. Varahommikul algas planeeritud rünnak. See algas sellega, et kurjategijad seadsid Ledburni lähedal Sears Crossingi raudteesignaale ümber. Rong peatus ja röövlid kasutasid võimalust rünnata. Rongi konduktor tehti kiiresti kahjutuks ning ülejäänud personal alistati. Seejärel põgenes jõuk väärtuslike pakkidega, kaasa arvatud suurte sularahasummadega. Pärast edukat röövi tadus organiseeritud kuritegelik jõuk oma peidupaika Leatherslade'i farmi Buckinghamshire'is. Siin nad puhkasid, jagasid raha, otsisid turvalist kohta selle hoidmiseks ja kavandasid järgmist sammu. Kuid samal ajal, kui nad end varjasid, olid korrakaitsjad juba nende jälil. Mõni päev pärast röövi oli jõuk sunnitud peidupaiga maha jätma ja põgenema, jättes kõik oma asjad sinna. Hallomajast sai lõpuks tõendite hoidla, kuhu olid jäänud kurjategijate riided, voodipesu ja muud isiklikud esemed. Üks tavaline ketšupipudel ja Monopoly mängulaud said ootamatult võtmetähtsusega tõenditeks, mis aitasid kuriteo lahendada ja süüdlased tabada. Mõlemad esemed olid kaetud sõrmejälgedega ning just need tahtmatud vihjed viisid lõpuks enamiku jõugu liikmete arreteerimise ja süüdimõistmiseni. Uurijad kogusid nii palju sõrmejälgi ja muid tuvastavaid jälgi kui võimalik. Seejärel võrdlesid nad neid jälgi politsei andmebaasis juba olemasolevate sõrmejälgedega. Ükshaaval tuvastati, jälitati ja arreteeriti selle kuritegeliku organisatsiooni liikmed. 13 meest jälitati, arreteeriti ja mõisteti süüdi ning nende Monopoly mängulauale jäetud sõrmejäljed olid prokuratuurile suureks abiks. Veel 2 meest jälitati samuti üles, kuid neid ei esitatud süüdistust, sest nende süü tõendamiseks ei olnud piisavat tõendeid. Rühma juhid said oma kuritegude eest 30 aastat vangistust. Süüdimõistetute seas oli ka Gordon Goody, Charlie Wilson, Bruce Reynolds, Buster Edwards, Roy James, Roger Cordery, Jimmy White, Tommy Wisby, John Daly, Jim Hussey, Ronnie Big, Bob Welch. Ükski nende varastatud raha ei leitud kunagi üles ning mitmed kogu organiseeritud jõugu liikmed on siiani tuvastamata. 8. koht. SS Gothenburg oli 19. sajandi rauast kerega aurulaev. See ehitati Inglismaal 1654 aastal ja pidas liini oma sünnikohast Rootsist kuni 1862 aastani, mil see võeti Austraalias taaskasutusele. Seal teenis laev Tasmania merel kuni 1873 aastani. Sel aastal ehitati Gothenburg Adelaide'is ümber, et suurendada selle kaubamahutavust ja reisijate majutust. Ümberehituse järel oli laeva pikkus peaaegu 200 jalga, laius 28 jalga ja kogu mahutavus 737 registertonni. 1874 aasta novembris kullapalaviku ajal tegi Göteborg mitu reisi Adelaide'i ja Port Darwini vahel, mis oli tema kõige kaugem tugipunkt. Nagu tavaliselt, 16. veebruaril 1875 laev, mida juhtis Robert Augustus Pierce, lahkus Port Darwini dokkidest lõppsihtkohaks Newcastle, tehes teel mõned peatused. Pierce, kaine luuviisiga mees, keda tema kaaslased väga austasid, sai käsu kasutada Gothenburgi kiirust maksimaalselt ära. Ja ta tegigi seda. Läheval oli pardall, 98 reisijat ja 37 meeskonna liiget ning alustati mitmepäevast reisi. Esimesed 3 päeva, kui laev suundus Cape Yorki Somersetisse, olid ilmastikuolud ideaalsed, kuid 4. päeval tõusis tuul ja vihm nii tugevaks, et Gulliver oli sunnitud lisaballasti võtma. Laev heitis ankru Somersetis, kuid tingimused olid nii palju halvenenud, et mõlemad ankruketid purunesid. 23. veebruaril oli torm nii tugevaks paisunud, et pilved varjasid päikese täielikult. Sellest hoolimata jätkas Göteborg Cooktownist mööda lõuna poole, liikudes järjest halvematesse tingimustesse. Sel päeval jõudis Göteborg sügavasse veekanalisse, mis asub Queenslandi ranniku ja Suure Vallrahu vahel. Piirkonda, mis pakkus mõningast kaitset avamere eest, kuid selle kaardistamata rehvid osutusid selle reisi hukatuseks. 24. veebruari õhtul, kui põhipurjed olid heisatud ja aurumasinad töötasid täisvõimsusel, suundus Göteborg otse tsüklonilaadse ilma poole. Halb nähtavus ja ootamatu kursimuutus panid alguse SS Gothenburgi hukule. Kell 19.00 põrkas see vastu Suure Vallrahu osa, vaid mõne miili kaugusel Halburni saarest. Sel ajal oli mõõn ja laev jäi kõrgele rahule kinni. Mitme tunni jooksul kuni 25. kuupäeva varahommikul kell 3:30 tehti suuri pingutusi laeva päästmiseks.
kuid lõpuks olid reisijad ja meeskond sunnitud päästeparvesid kasutama, et põgeneda. Selleks ajaks, kui päike sel hommikul tõusis, ulatusid veest välja vaid mastid. Hoolimata sellest, et ellujäänud kirjeldasid täpselt laeva hukupaika, ei suutnud ükski järgnenud reis seda leida ning sellest ajast alates on see jäänud legendaarseks mõistatuseks. Vähemalt kuni 1967 aastani, peaaegu 10 aastakümmet hiljem, kui 3 odaõngega kalameest tegid juhusliku avastuse. Sel aastal olid Peter Rebolio ja tema sõbrad Queenslandi ranniku lähedal väikeses paadis odaõngega kalastamas, kui nad märkasid midagi kummalist veest välja ulatumas. Nad olid seal varemgi palju kordi kalastanud ja polnud kunagi sellele väljaulatuvale asjale tähelepanu pööranud. Kui nad seda eset uurisid ja torkisid, kostis metallikõla ning nad mõistsid, et olid leidnud vraki. Ajaloolasi ja eksperte teavitati leiust ning kohale saadeti professionaalsed sukeldujad, et asja uurida. Peagi ilmus välja mitu tuvastavat märki, sealhulgas graveeritud kilpkonna kilp, millele olid kirjutatud nende nimed, kes olid sündmusest ellu jäänud. Nimekirja eesotsas oli pealkiri SS Gothenburgi vrakk. Number 7. Margaret J. Prophet sündis 1958 aastal ja lõpetas Harvardi ülikooli 1980 aastal, kus ta õppis poliitilist filosoofiat. Ta õppis ka California ülikoolis, kus omandas bakalaureusekraadi füüsikas. 1994 aastal läks ta tagasi kooli, et õppida matemaatikat Washingtoni ülikoolis, kus ta sai astronoomia osakonnad stipendiumi. Sellel ajal sai Margaret ka meedias tuntuks, olles võitnud MacArthuri stipendiumi ning töötanud välja teooria, mis pakkus uut vaatenurka imetajate sigimiskanalite kohta. Mitmed meediakanalid nagu Scientific American, Time ja People ajakiri nimetasid 35-aastast Margaretat nässumeelseks teadusgeeniuseks. Hoolimata sellest, et tal puudus ametlik bioloogiaalane väljaõpe, Margaretit peeti evolutsioonibioloogiks, kes sai veelgi suuremat tuntust, kui avaldas oma uurimistulemused Darwini evolutsiooniteooria rollist menstruatsioonis, hommikuse iivelduse ja allergiate kohta. Margareti arvates olid need protsessid kehaviis vabaneda patogeenidest ja kantserogeenidest. Üsna kummaliselt sai Margaretist tahtmatult tegelane üsna veidras mõistatuses, kui ta äkitselt kadus ja mitte ainult avalikkuse eest, ta oli täielikult kadunud. Tema kadumisest ei räägitud laialdaselt, sest temaga juhtunu polnud nii lihtne, et ühel päeval oli ta veel olemas ja järgmisel kadunud. See toimus järk-järgult, nagu avastas tema endine kaasõpilane füüsikatunnist Mike Martin. See oli 2009 aastal, kui Martin sattus endise kaaslase töö peale ja otsustas teda guugeldada. Ta avastas üllatavalt lühikese Wikipedia lehekülje, millel polnud hiljutisi uuendusi ning arutelu selle üle, kus ta praegu viibib. Just siis hakkas ta teda otsima ja avastas, et Margaret oli 2002. aastal katkestanud sidemed oma perega ning taandus aeglaselt suhtlusest kolleegide, sõprade ja kõigi teistega. Martin avastas, et tegu oli tahtliku kadumisega, aga see oli peaaegu kõik, mida Martin suutis teada saada. 2004 aasta lõpus ja 2005 aasta alguses jäid juhtlõngad murettekitavad soiku. Nende 2 aasta vahel hakkasid lähedased tema pärast muretsema, kartes, et ta kaotab võitluse vaimse haigusega. Sel aastal teatas Margareti ema Karen oma tütre kadumisest Cambridge'i politseile ja pankas eradetektiivi lootusest teda leida. Lootus seda teha kahanes, kuni 2012 aastal lahendas ootamatu avastus selle kummalise mõistatuse. Väidetavalt sai Martin, kes oli Margareti otsinguid avalikustanud, Karenilt e-kirja, milles too kirjendas, et kadunud naine oli nendega ühendust võtnud. Keegi, kes oli hiljuti Margaretiga tuttavaks saanud, guugeldas tema nime ja leidis Martini artikli, kus oli kirjas, et perekond ja sõbrad teda otsivad. See inimene edastas selle info Margaretile, kes oli endiselt elus ja terve. Hiljem võttis ta ühendust oma lähedastega ja selgitas, et ta ei teadnudki, et ta on kadunud või et inimesed teda otsivad. Ta selgitas, et kannatas teadmata põhjusel füüsilise valu käes ja otsustas ära kolida, lootuses mitte oma haigusega kedagi koormata. Selle haiguse ja sellele järgnenud vigastuste tõttu ei olnud ta enam võimeline töötama ning oli sellest ajast elanud vaesuses Bostonis, Massachusettsis. Juhuslikult oli keegi teda mööda minnes näinud, otsustas tema kohta uurida ja sai aru, et oli kadunud isik. Ilma selle lihtsa asjaoluta poleks Margaret võib-olla kunagi leidnud teed koju oma pere juurde Lõuna-Californiasse. Number 6. USS Perch oli Porpoise-klassi allveelaev, mis teenis teises maailmasõjas. Enne sõja puhkemist kuulus Perch Ameerika Ühendriikide Vaikse ookeani laevastikku, olles liitunud allveelaevade 6. eskadrilliga aastal 1937. Aasta hiljem tegeles ta Aleudi saarte uurimistöödega. 1939 aastal naasis ta laevastikku selle reisil Ameerika Ühendriikide idarannikule. Oktoobris suundus Perch Manilasse Filipiinidel ja sai divisjoni lipulaevaks. 1940 aastal
Teise maailmasõja puhkemisega Birch veetis esimesed 2 kuud Filipiinidel ja Hollandi Ida-Indias, kaitstes neid kohti jaapanlaste sissetungi eest. See uputas kuulsalt Jaapani transpordilaeva No Nojima Maru ja nägi oma teenistuse jooksul, mis kestis kuni 1942 aastani, veel mitmeid sarnaseid juhtumeid. Oma viimase lahingu esimestel kuudel võitles allveelaev järjekindlalt jaapanlaste vastu, kes olid just rünnanud Pearl Harborit. Nad hakkasid endasse haarama suure osa Kagu-Aasia territooriumitest ning sissetungi Jaavale oli silmapiiril. Birch ja mitu teist Ameerika allveelaeva saadeti piirkonda, et proovida sissetungi takistada. 1. märtsil 1942 tõusis Birch mõne miili kaugusel Jaava Surabajast pinnale ja alustas Jaapani konvoi ründamist. Enne kui ta missiooni lõpetada jõudis, sattus Birch kokku 2 hävitajaga, Amatasaki ja Hasukasiga. Laeval olnud vaatlejad avastasid allveelaeva ja tulistasid. 32 mürsku. Birch oli sunnitud tegema hädassukeldumise, mis alguses näis edukas. Nad võtsid kiiresti positsiooni võimaliku rünnaku jaoks hävitajate pihta, kuid periskoobist vaadates selgus, et need valmistusid sügavuspommirünnakuks. Birch lootis enne rünnaku algust vähemalt 1 neist uputada ning tõusis 90 jala võrra, aga oli juba liiga hilja. Mõlemad hävitajad olid Birchi kohal ja lasid alla 12 süvaveepommi ning allveelaev jäi tugevalt kahjustatuna ja kriimustatuna. Vaatamata tohututele kahjustustele jäi see ellu ja jätkas missiooni, lootes rünnata Jaapani laevu, kuid see avastati taas 2 hävitaja poolt. Veel üks süvaveepommi rünnak lõhkus jõusüsteemi ning Birch jäi vee all liikumatult paigale. Kui ta pinnale tõusis, tõstsid Jaapani hävitaja Hucho meeskonnaliikmed pardale ja viisid nad vangilaagritesse Hollandi Ida-Indiasse, mille nad olid just vallutanud. Birch vajus hiljem merepõhja, kus ta jäi aastakümneteks kadunuks, saades veel 1 häirivaks meremüsteeriumiks. See mõistatus kestis kuni 23. novembrini 2006, mil tänupühal tehti ootamatu avastus. Rahvusvaheline sukeldujate meeskond oli pardal laeval MV Empress ja otsis parasjagu 11 kadunud alust. Nad otsisid Briti raskeristleja HMS Exeteri vrakki, mis oli kadunud Jaava meres ja Baveani saare piirkonnas. Meeskond lootis vrakist fotosid teha, kuid sattus hoopis USS Birchi püstise kere peale. Nad pildistasid kadunud allveelaeva ehitaja plaati, mis tuvastas selgelt, et tegemist oli allveelaevaga, mis oli kõik need aastad kadunud olnud. Number Vivets. Galenose korpus on kogumik peamiselt meditsiinilisi tekste, mis on omistatud Galenosele, 2. sajandi Kreeka arstile, kirurgile ja filosoofile. Galenos hoiab rekordit selle poolest, et on antiikajal kirjutanud rohkem teoseid kui ükski teine autor. Tema entsüklopeediad käsitlesid üksikasjalikult kõike, mis puudutas füsioloogiat, patoloogiat ja farmakoloogiat. 5 köided, sealhulgas Galena Librorum, olid jäänud Dublini Marshi raamatukogu hoole alla, kus need olid olnud alates 1701 aastast. Rohkem kui 100 aastat tagasi, 1912 aastal, kadus aga kogust juhuslikult üks ainulaadne raamat, jättes maha kurbuse, sest suur osa Galenose kirjandusest oli ajaga kaduma läinud. Dr. Jason McElligati sõnul trükiti see konkreetne köite väljaanne Šveitsis juba 1538 aastal. Väidetavalt säilitab see mõningaid kõige olulisemaid meditsiinilisi teadmisi anatoomia, füsioloogia, diagnoosimise ja ravi kohta. Kuid sajanditeks kadus see teos, haihtudes teadusmaailmast ja võttes kogu selle olulise teabe endaga kaasa. Sel ajal, kui see kaduma läks, polnud varukoopiaid ega standardiseeritud säilitussüsteeme. Raamatust oli lihtsalt olemas vaid 1 eksemplar, välja arvatud juhul, kui see kirjutati ümber levitamise eesmärgil. Galena Librorumi puhul oli tegemist originaaliga, ainsa eksemplariga selles köites. Ja 1912, aastal märgiti see kadunud teadmiste allikaks. Kuid 2012 aastal tekkis ootamatu lootuse kiir ajal, mil enamik oli juba unustanud need Galeni kadunud teosed. Sel aastal astus Dublini advokaat Marshi raamatukokku kaasas peaaegu 500 aastat vana raamat. See oli korralikult ajalehte mähitud ja näis hästi säilinud. Advokaat selgitas, et ta oli selle saanud vana kraamipoest, kus ta ostis antiikse peegli. Raamat müüdi talle 90 euro eest. Teadmata põhjusel hakkas ostja midagi kahtlustama ja tõi selle raamatu kokku, kus talle öeldi midagi tähelepanuväärset. See rämps raamat, mille ta just oli ostnud, oli üks neist ammu kadunud teostest, mis olid Galeni teosed. Raamatukogu töötajad olid üllatunud, kui avastasid, et Galena Librorum oli nii heas seisukorras. Nad väljendasid, kui rõõmsad nad olid, et see hinnaline ese neile tagastati, mis võimandas 5-osalist köidet taas tervikuna näha. Endiselt on teadmata, miks raamat üldse kadus ja kes seda kõigi nende aastate jooksul endale hoidis.
Imeväärselt oli see ajaproovile vastu pidanud, liikudes inimeselt inimesele ja jõudes lõpuks isegi vana kraamipoodi. Number 4. Holland V oli 5. täiendus eksperimentaalsele Hollandi klassi allveelaevadele, mis pidid vette lastama 1902 aasta juunis. See oli ka viimane selle klassi allveelaevadest, mida Briti admiraliteedi korraldusel hinnati võimaliku kasutuse jaoks kuninglikus mereväes. Holland V sai 9 esimestest allveelaevadest, mis võeti mereväkke vastu. Holland V oli 1 kerega alus, mille pikkus oli veidi üle 63 jala. See kandis ka ühte esimestest periskoopidest. Holland V teenis koos Holland 3-ga. Mõlemad lasti vette ja võeti teenistusse 1903 aasta jaanuaris, kuid selleks ajaks peeti Holland klassi juba vananenuks, kui A-klassi allveelaevad hakkasid turule jõudma. Holland klassi allveelaevad alandati veelgi märtsis, kui kapten Reginald Baconile Stokes Bay's korraldatud demonstratsiooni käigus plahvatas 1 5 allveelaevast. Holland V koos ülejänutega alandati sadamakaitse ja väljaõppe rolli. Pärast 1909 aasta laevastiku demonstratsiooni võttis meedia kogu klassilt nende endise meresõidukõlbliku tiitli. Väide sai veelgi kinnitust aasta hiljem, kui Holland V jooksis madalikule kuningliku mereväe allveelaevateenistuse vetes ja 1912. Aastaks tehti otsus, et kõik Hollandi klassi alused tuleb vanarauaks lammutada. Sel aastal määrati Holland 5 hävitamisele ja seda veeti Sheernessy poole. Tee peal läks alus põhja ja uppus Royal Sovereigni tuletorni lähedal Sussexis, Inglismaal. Kuna allveelaev oli määratud hävitamisele, ei pingutanud keegi eriti selle otsimisega pärast uppumist. See lugu oli harva meremüsteeriumi lugudes käsitletud ja polnud avalikkuse seas eriti tuntud. Nii unustati Holland kiiste ära. Aga see muutus, kui juhuslik leid tõi päevavalgele seni varju jäänud mõistatuse. 1995 aastal tegi Kentist pärit sukelduja nimega Jerry Dowd oma tavapärast sukeldumist, kui ta sattus vrakile. Allveelaev seisis merepõhjas püsti asendis üsna terviklikult, kuigi seda oli ebaseaduslikult metalli pärast rüüstatud. Dowd ei pidanud seda avastust eriti oluliseks, vähemalt mitte mitu aastat. 2001 aastal mainis ta oma kummalist avastust allveelaevade eksperdile Dr. Enos McCartneyle. Samal aastal sõitis McCartney koos arheoloogilise sukeldumisüksusega sinna ja uuris seda paika. Soonariskaneerimine tegi operatsiooni palju lihtsamaks ning meeskond suutis kinnitada vähetuntud kadunud Holland V allveelaeva lõpliku asukoha. 3. Tõenäoliselt üks Austraalia jalgpalli ajaloo kuulsamaid mänge toimus Esimese maailmasõja ajal. See kuulus sündmus märgiti üles kui esimene kord, kui ametlik Austraalia jalgpallimäng toimus väljaspool Austraaliat ning see korraldati Briti ja Prantsuse Punase Risti toetuseks. See toimus 28. oktoobril 1916 Londoni Kensingtonis Queen's Clubis. Seda reklaamiti kui Austraalia jalgpalli esimest näidismängu Londonis. Jalgpallimatš toimus 2 Austraalia sõjaväelaste meeskonna vahel, kes tol ajal Ühendkuningriigis teenisid. Üks oli Austraalia väljaõppeüksuste meeskond ja teine 3. Austraalia diviisi meeskond. Mõlema meeskonna liikmed olid kõik väga osavad jalgpallurid, kellest enamik mängis enne teenistusse astumist kõrgema taseme jalgpalli. Võitjaks tuli 3. Austraalia diviisi meeskond, kes alistas Austraalia väljaõppeüksuste meeskonna tulemusega 36. Kohal viibis 3-6 tuhat pealtvaatajad. Pärast mängu kirjutas Gerald Brosnan, endine Fitzroy ja Geelongi meister, artikli Melbourne'i ajalehele The Winner, milles ta kirjandas jalgpallimatši ja meistrit. Artiklis lisas Brosnan võike meeskonna foto koos mängijate loeteluga. Üheks neist nimetas ta Geelongist C. Armstrongi ning hiljem viitab talle kui Charlie'le, heledapäisele kaitsemängijale. Igas järgnevas ajaloonises ülevaates mainitakse korduvalt nime Charlie Armstrong, kuid mõned entusiastid on selle konkreetse isikuga seotud mõistatuse paljastanud. Püüdes mängijate kohta rohkem teada saada, on selgunud, et 1916 aastal Londonis toimunud jalgpallimängus ei mänginud kunagi keegi nimega Charlie Armstrong. Charlie fotod ei tundu samuti ühtivad ühegi selle kuulsa mängu jalgpallifotodel oleva meeskonna mängijaga. Küsimused selle sõduri isiku kohta on kestnud aastaid, kuni üks pühendunud kollektsionäär, kes uuris just seda mõistatust, tegi juhusliku avastuse. Charlie Armstrongi nime otsides inimus hoopis tulemus nimega O. Armstrong, kes oli kirjas Barwoni jalgpalliklubi liikmena ja mängis mõned mängud Geelongis.
Edasised otsingud selle konkreetse tulemuse kohta paljastasid nime Oswald Robert Armstrong ehk Osi, nagu paljud teda kutsusid. Uria avastas, et Osi mängis 1915 aastal Geelongis 3 mängu ning Barwonis aastatel 1914-1915. 1916 liitus ta armeega ja naasis 3 aastat hiljem Barwonis jalgpalli juurde. Uria, kes selle avastuse juhuslikult tegi, võrdles Aasia Armstrongi fotosid Austraalia jalgpallipioneeride näidismängu fotodel, eriti isikuga, keda nimetatakse Charlie'ks. See oli täiuslik kokkulangevus. Foton olev sõdur oli ekslikult tuvastatud, kuid tegelikult eksisteeris Charlie Armstrong, kes oli koos Osiga sõjateenistuse nimekirjas. Aga nad nägid täiesti erinevad välja ja Charlie ei olnud sellel 1916 aasta jalgpallimängul osalenud. See oli Ozzy Armstrong, Austraalia jalgpallur, kes mängis Victoria jalgpalliliigas ja teenis AIF-i koosseisus välismaal, kus sakslased ta vangistasid ning ta sai sõjavangiks enne päästmist. Teisel kohal hilisklassikalisel perioodil teenis kaubalaevana alus, millel on ainult tänapäevane nimi Moosos. See purjetas 4. sajandi ekristul 3. veerandil, kuid tõenäoliselt ehitati see varem. Sellel oli suur lastiruum, kus hoiti amforaid, 2 sangaga keraamilisi anumaid, mida kasutati veini, oliiviõli või teravilja transportimiseks. Antud juhul veeti üle Vahemere luksuslikku veini. Enamik selle perioodi amforaist pärines Kiose saarelt, mis on Kreeka saar. 2006 aastal läksid harrastussukeldujad Küprose Mosola küla lõunaranniku vetesse, arvates, et teevad tavapärase ujumis- ja uurimisretke. Kuid selle asemel leidsid nad hoopis vastuse ammusele ajaloolisele küsimusele. Hästi säilinud laeva avastamine, mis oli sajandeid suures osas puutumata olnud. Sellest sai esimene omataoline vrakk. See omistati hilisklassikalisele perioodile ja leiti Kagu-Vahemerest. Sügavusel, kus sukeldujad saavad läbi viia põhjalikke uuringuid. See ootamatu avastus tõmbas kiiresti arheoloogide ja ajaloolaste tähelepanu, kes mõistsid, et see vrakk võib aidata täita lünki meie teadmistes muistse kaubanduse ja meresõidu kohta. Peagi määrati see paik süstemaatiliseks uurimiseks ja analüüsimiseks. Muususe laevavrakist sai kiiresti oluline ajalooline jäänuk, millel on teaduslik tähtsus ja mis heidab palju valgust muistsete mereteede ja kaubandussuhete saladustele Egeuse rahvaste ja Kagu-Vahemere kogukondade vahel. Laeval olnud suur väärtusliku lastikogus on viinud muinsuste osakonna ja Küprose ülikooli meeskonna arusaamiseni Küprose ja Egeuse maailma majanduslikest seostest. Kuigi väljakaevamised on paljastanud palju laevalasti, meremeeste ja seoste kohta, on need toonud päevavalgele ka näiliselt veidi arenenumad muistse laevaehituse tehnikad. Teadlased on avastanud, et selle ehitamisel kasutati nii tapi- ja tapipesaliiteid kui ka sidemeid. See kombinatsioon on toonud esile laevaehituse tehnikate arengu Ida-Vahemerel ning seda, kuidas Kreeka ja Foiniikia meetodid mängisid selle arengus keskset rolli. Nende uurimuste tulemused aitavad endiselt paremini mõista tehnoloogilist vahetust sellel ajastul. Käimasolevad uuringud on tekitanud arheoloogide seas suurt elevust, sest iga uus leid lisab teadmisi selle kohta, kuidas inimesed, kaubad ja ideed liikusid üle mere tuhandete aastate eest. Juhuslik sukeldumine ja ootamatu avastus avasid kunagi suletud ukse Küprose ajalukku. Sellest on saanud üks saareriigi tähtsamaid veealuseid arheoloogiaprojekte. Täna teame rohkem muistse maailma kaubanduse, meresõidu ja laevaehituse kohta. Mosose laevahukk oli ajakapsel, mis säilitas tõendid inimeste, tehnoloogia ja kaubandusvõrgustike kohta, mis ühendasid Vahemere maailma. Paljusid selle paiga aspekte uuritakse endiselt ning eksperdid leiavad jätkuvalt peeneid detaile, mis aitavad kaasa suurema pildi kujunemisele. Number X. Ajakirjaniku ehk politseireporteri Jody Robertsi kadumine on üks kõige kummalisemaid kadunud isikute juhtumeid Ameerika ajakirjanduse ajaloos. Jodyt peeti töökaks inimeseks, kes oli pühendunud õiguskaitsega seotud lugude kajastamisele, sealhulgas ka rasketele teemadele. Oli 28. mai 1985, kui 27-aastane reporter, kes tol ajal töötas Tacoma Washingtoni News Tribune'is, ei ilmunud kokkulepitud kohtumisele kolleegiga Pacific Lutheran University's ning kuulutati peagi kadunuks. Tema auto leiti hüljatuna ajalehetoimetuse parklast. Päevade kaupa polnud oma pere, sõprade ega kolleegidega ühendust võtnud, mis tekitas lähedastes muret tema heaolu pärast. Kadumine oli eriti muret tekitav, sest tol ajal kajastas ta üsna ohtlikku lugu, valitsuse korruptsiooni. Ta oli seotud ka tol ajal käimasolevate Green Riveri mõrvade uurimistega.
Samuti oli väide, et kuulel enne tema kadumist ähvardas Jody't üks politseinik pärast seda, kui ajakirjanik oli hakanud uurima Pierce'i maakonna šerifi osakonna kõrge auastmega kapteni väidetavat kontrollitavat ainete tarvitamist. Need asjaolud panid uurijad kaaluma kuritahtliku teo võimalust. Järgmise 10 jooksul jäi tema kadumine seletamatuks, sünnitades hulgaliselt teooriaid, kuna paljud püüdsid aru saada, mis temaga võis juhtuda. Samal ajal, 5 päeva pärast ajakirjaniku kadumist, leiti Denveris, Colorado osariigis, Aurora Mallis ringi uitamas üks naine. Tal polnud aimugi, kes ta on või kust ta tuli ning ta näis olevat kogu oma minevikku unustanud. Tema pilt avaldati kohalikus ajalehes pealkirjaga Amneesia ohver, lootuses, et keegi suudab teda tuvastada. Kui keegi seda ei teinud, andis naine endale uue identiteedi ja nimetas end Jane Deeks. Ta õppis Denveri ülikoolis, töötas kiirtoidurestoranis ja kolis hiljem Alaskale, kus abiellus Stan Williamsiga, kellega tal sündis 4 tütart. Jane asutas Sitkas ka arvuti- ja veebidisaini ettevõtte nimega Pongo Computer Works. 12 aastat pärast Tacoma ajakirjaniku kadumist 1997 aastal tõi huvi unustatud Jody Robertsi juhtumi vastu sellele taas tähelepanu. Lootuses juhtum lahendada avaldati tema pilt ajalehes, kus kirjeldati sündmusi, mis viisid tema kummalise kadumiseni. Puhta juhuse läbi nägi üks naine, kes oli temaga Alaskal koos töötanud, kadunud Jody nime kandva naise pilte ja tundis temas ära Jane D. Ta võttis ühendust võimudega ja juhatas nad veebidisaineeri ukse taha, kus detektiivid suutsid kindlaks teha, et ta oligi kadunud ajakirjanik. See vastus oli kergenduseks tema leinavale perele, kes oli viimased 12 aastat kartnud, et ta pole enam nende seas. Lõpuks Jody taas ühines oma vanematega, kuid ei suutnud nendega sidet hoida, sest kuigi ta oli tuvastatud, ei meenunud talle endiselt midagi oma minevikust. Ta kannatas kummalise amneesia all, mida meditsiinieksperdid püüavad siiani mõista. Michael Kopas Washingtoni ülikooli neuroloogia osakonnas selgitas, et amneesia on üks kõige vähem mõistetud neuroloogilisi haigusi. Ta selgitas, et seda võivad põhjustada erinevad tegurid, sealhulgas see, kui psüühika sulgub pärast millegi kohutava kogemist või nägemist. Dr. Vernon Nappa, tema kolleeg Washingtoni ülikoolist, märkis samuti, et nii kaua kestvat amneesiat saadaks tõenäoliselt ka teised sümptomid, mida antud juhul aga esinenud ei ole. On märgitud, et puudub test, millega saaks amneesia väidet kinnitada. Cash Jody tegelikult kannatab amneesial või mitte, ei saa lõplikult teada muud moodi kui tema enda sõnu uskudes. Arstid, kes esialgu ravisid naist, kui ta leiti kaubanduskeskuses ringi uitamas, ütlesid talle, et ta pidi kokku puutuma millegi ohtlikuga, näiteks eluohtliku olukorraga, mille tõttu aju kõik mälust välja tõrjus. Aga pärast 12 aastat võiks arvata, et mõned neist mälestustest oleksid hakanud tagasi tulema, kuid mitte ükski neist pole seda teinud. Kuigi Jody Robertsi asukoha mõistatus sai lõpuks lahendatud, tõi tema leidmine kaasa ka rohkem küsimusi. Me ei tea siiani, mis asjaolud viisid tema kadumiseni, miks ta kannatas amneesia all ja mis sündmus oli nii kohutav, et ta selle kõik unustas. Suur aitäh teile vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajutada teavituste kella, et olla kursis meie uute videotega. Minu nimi on Ty Nuts ja kohtume järgmises videos.